Tervist! Omega-3 rasvhapetel on teadupärast inimese tervises äärmiselt suur roll ja nende piisav tarvitamine ja nende kõrge tase organismis alandab väga olulisel määral ennekõike südame tervise riske. Näiteks selles väga mainekas meditsiiniajakirjas Lancet avaldatud metaanalüüsis, mis koondas eneses 38 varasemat juhuvalimil põhinevat kliinilist uuringut, leiti, et kui me võrdleme neid, kes tarvitavad omega-3 toidulisandeid nendega, kes neid ei tarvita, siis on esimestel risk surra südame-veresoonkonna haiguste tagajärjel 7% madalam ja näiteks südameinfarkti risk vähenes neil koguni 13%. Meil on tänapäeval väga hea arusaam sellest, et omega-3 toidulisanditega saab muuhulgas vähendada ka depressioonisümptomeid, hoida kontrolli all organismis toimuvaid põletikulisi protsesse, mis on aluseks erinevatele ainevahetushaigustele ja ka näiteks ateroskleroosile ja parandada une kvaliteeti ning võidelda unetuse vastu. Kui tuua nüüd mõned ja ainult mõned positiivsed mõjud välja. Selle video eesmärk aga ei ole siiski hakata üles loetlema kõiki omega-3 rasvhapete positiivseid toimeid, mis leiavad aset siis, kui sa tarvitad omega-3 rasvhappeid suuremas koguses, kas siis toiduga või toidulisandina, sest sellise video üllatus oleme juba teinud ja seda võib igaüks siis vaadata ja vida selleni leiad sa pildikasti alt. Täna ma tahan sulle hoopis rääkida, kuidas olla kindel, et sinu organismis on selline omega-3 tase, mis kaitseb sind maksimaalselt erinevate tervisehädade eest. Sa võid ju süüa palju kala ja isegi tarvitada lisaks omega-3 toidulisandeid, aga üks asi on arvata, et sul on selles plaanis kõik korras, aga teine asi on selles olla kindel. Ja selleks, et selles kindel olla, on meil tarvis teada, milline on olukord omega-3 rasvhapetega meie organismis pikemaajaliselt. Ma põikan korraks siinkohal teema illustreerimiseks veresuhkru mõõtmise juurde, sest see on laiemalt levinud tervisenäitajate kontrollimise meetod, et selgitada, mis vahe on lühiajalisel ja pikemaajalisel näitajal. Kui sa näiteks lähed arsti juurde ja sulle tellitakse tavaline veretest, siis näitab see sinu veresuhkru taset hetkel, mis on kasulik info, aga selle põhjal ei saa tegelikult teha mingisuguseid kaugele ulatuvaid järeldusi. Ja seetõttu tellivad arstid sinu organismi tegeliku olukorra mõistmiseks glükohemoglobiini testi, sest selle tulemus näitab keskmist veresuhkru väärtust viimase 23 kuu jooksul ja see on juba oluline info, mille põhjal saab teha igasuguseid järeldusi ja ka raviotsuseid. Samamoodi, kui sa lähed perearsti juurde ja räägid, et ma tahaksin kontrollida, kas minu organismi omega-3 rasvhapete tase on piisavalt kõrge, siis võib üllatavalt sageli juhtuda nii, et arst tellib laborist omega-3 taseme mõõtmise vereplasmast või seerumist. Ja seda testi saab kasutada küll näiteks selleks, et teha kindlaks, kas teatud doos omega-3 toidulisandit, mida sa võtad, on ühekordse annusena sinu jaoks piisav. Aga jällegi selle põhjal ei saa teha mingisuguseid sügavamaid järeldusi, sest selline test näitab sinu omega-3 rasvhapete tarbimist ja omastamist ka ütleme väga optimistlikult öeldes maksimaalselt 2-3 päeva jooksul. Ja selleks, et mõista, milline on su organismi tegelik ja pikaajaline omega-3 rasvhapete tase, tuleb sul teha omega-3 indeksi test, mille puhul mõõdetakse 2 peamise ja terviseriskide osas olulise omega-3 rasvhappe EPA ja DHA taset vere punaliblede membraanides ehk kestades. Ja selle testi tulemused esitatakse harilikult protsendina, mis näitab, kui suur osa kõigist vere punaliblede membraanis olevatest rasvhapetest moodustavad EPA ja DHA. Üldiselt on tänapäeval antud protsendist rääkides saavutatud teaduslik ja tervislik konsensus, et oleks ideaalne, et su omega-3 indeks on vähemalt 8%, sest sellisele protsendile on selge ja tugev positiivne mõju sinu tervisele.
Kui antud näitaja jääb 4% kuni 8% vahele, siis ei ole tegemist katastroofiga, aga igal juhul oleks sul mõistlik kas siis enam kala süüa või omega-3 toidulisandeid tarvitades antud näitajat tõsta. Ja kui näitaja jääb alla 4%, siis on seis tegelikult väga halb, sest see näitab, et sul on väga suur südame-veresoonkonna haiguste ja ka muude tervisehädade risk. Ja selle riski alandamisega pead sa hakkama tegelema kohe ja praegu. Madal omega-3 indeks ehk siis su organismi madal pikaajaline omega-3 tase ei kujuta enesest mitte mingisugust teoreetilist ja väikest riski. Siin valitseb väga tugev ja selge seos ja näiteks on meil olemas teadusuuring, kus leiti, et madal omega-3 indeksi näite on seotud kehva südame tervisega samas suurusjärgus kui suitsetamine. Ja kui sa nüüd selle peale mõtled, siis see on ikkagi nagu plahvatuslik mõte ja see on väga oluline seos, mida see seos praegu hästi illustreerib. Ja kui me vaatame näiteks 2024. aasta globaalset seisu, siis me näeme esiteks, et väga paljude riikide, kaasa arvatud kahjuks Eesti kohta andmed on puudu, aga enamike riikide puhul, kus andmed on olemas, jääb inimeste keskmine omega-3 indeks 4% ja 6% vahele, mis on parem kui mitte midagi, aga võiks olla oluliselt kõrgem. Molekulaarsel tasandil on see, miks organismi madal omega-3 rasvhapete sisaldus on inimese tervisele halb, hullult huvitav teema, aga see ei ole tänase video teema, aga mõistmaks, miks on sellel meie tervisele sedavõrd laastav toime, võid sa vaadata seda tabelit, kus kujutatakse, milline on ajalooliselt olnud meie liigi toidus ja sellest tulenevalt ka meie organismis omega-3 ja omega-6 osakaal ja milline see on tänapäeval. Kui eelajalooliselt oli see osakaal 1:1 või siis napilt omega-6 poole kaldu, siis tänapäevase lääne tüüpi toitumise puhul räägime me juba osakaalust 15:1 kuni 25:1. Inimene aga on oma füsioloogialt ja ainevahetuslikult laias laastus samasugune kui meie kauged esivanemad, mis tähendab, et see, kuidas me tänapäeval toitume, ei ole meile loomulik ja seletab osaliselt ja väga suures osas tegelikult, miks meil on tänapäeval sedavõrd palju kroonilisi haiguseid ja seda aina nooremas eas. Aga mida siis teha, et su organismis oleks piisavalt omega-3 rasvhappeid ja su terviseriskid oleksid suurusjärgu võrra madalamad? Esimene samm on kindlaks teha, milline on su omega-3 tase praegu. Ja selleks on tegelikult kõige sobivam meetod juba mainitud omega-3 indeksi test. Ja ma uurisin võimalusi tehas Eestis seda testi päris pikalt ja põhjalikult. Sest üks asi on test ära teha ja selleks on erinevaid võimalusi, aga teine asi on saada testi tulemusena kaasa võimalikult palju, võimalikult adekvaatset ja kasulikku informatsiooni, mis aitab sul hinnata oma praeguseid terviseriske ja teha ka vajadusel oma toitumises ja eluviisides vajalikke muutuseid. Et võtta nüüd pikka juttu kokku, minu hinnangul on Eestis hetkel kõige parem viis saamaks teada oma omega-3 indeksit Zinzino kodune balance test. See test on hästi lihtne, mugav ja sellega käivad kaasas adekvaatsed selgitused. Ja spetsiaalselt uurisin ma ka seda, kas labor, milles mu vereproovi uuritakse, on tasemel. Ja ma kinnitan, et ma läksin selle analüüsiga isegi natuke liiga süvitsi, aga võin nüüd käsi südamel öelda, et Oslos asuv labor nimega Vitas on pälvinud minu täieliku usalduse, sest nad on muuhulgas lipiidide analüüsi osas ja ka laiemalt äärmiselt pädevad. Ja mis teeb mulle eriti suurt heameelt, teevad ja rahastavad väga aktiivselt ka selles vallas teadustöid, nii et ma saan olla kindel, et sealsed tulemused on täpsed. Mina pöördusin testi tegemiseks Zinzino Eesti äripartneri B-Balance'i poole ja siin on mul siis väikene meeleolukas pildiseeria sellest, kuidas ma 8. mail aastal 2025 B-Balance'is kohale läksin ja siin on see test, mis näeb muide visuaalselt lihtsalt suurepärane välja ja siin on koos testiga B-Balance'i esindaja Annika Lepik,
kelle salajased teised eesnimed on, teab vastust ka nendele raku tervist puudutavatele küsimustele, mida sa küsida ei oska. Ja siin toimub üldsegi mitte piinarikas proovi andmise protsess ja siin on jäädvustus selle edukast lõpust ja siin me tahtsime teha Annikaga pildi, kus me tõsise näoga arutame keerulisi raku tervise küsimusi. Aga siis tuli mulle üks loll ja väga naljakas anekdoot meelde ja ma pidin selle ära rääkima ja tulemus, nagu sa näed, on natukene teine, kui me alguses plaanisime. Proovi andmise teemalt nüüd kokku võttes, ma soovitan Zinsino testi teha B-Balance'i kaudu ja Annika abiga ja panen selleks vajalikud kontaktid selle video alla jutukasti kirja. Nüüd aga mu testi tulemuste juurde. Veretilgad ma andsin 8. mail ja tulemuse kohta tuli teade mu meilikasti 30. mail. Peamine parameeter, mille kontrollimiseks ma üldse selle testi tegin, oli omega-3 indeks. Ja ma tuletan meelde, et tulemust vähemalt 8% loetakse väga heaks, isegi ideaalseks. Ja minu tulemus oli 8,9% ehk siis lihtsalt suurepärane. Ideaalne oli ka mu omega-6 ja omega-3 rasvhapete tasakaal. Tulemustes oli veel palju erinevaid näitajaid ja need olid kõik minu tohutuks rõõmuks kenasti rohelises. Ja mis mulle väga meeldib, tulemustega tuli kaasa ka üsna põhjalik selgitus, mida mõni kindel näitaja tähendab ja kuidas seda arvutatakse ja millistes toiduainetes esinevaid rasvhappeid suuremas koguses leidub ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga väga asjalik ja põhjalik info. Ja minu jaoks isiklikult andis see test kindluse ja meelerahu. Et vähemalt ühes parameetris olen ma teinud kõik õigesti ja alandanud oma erinevaid terviseriske maksimaalselt. Ja saavutada ausalt öeldes ei olnud seda üldse keeruline. Ehk siis minu soovitus samasuguste tulemuste saamiseks on mitte tarvitada ühelgi kujul lisatud suhkruid, saada süsivesikuid marjadest ja köögiviljadest, piirata jahutoodete söömist, tarvitada regulaarselt omega-3 toidulisandit, süüa ka muidu rohkem kala ja fermenteeritud toiduaineid ja muidugi olla füüsiliselt aktiivne ehk siis teha regulaarselt aeroobset ja lihastreeningut. Ja kokkuvõtteks testi ennast, et teada, mis seis on ja pärast jõusaalis näeme.